ja juba läheb 7. nädal käima. Jee! Kuradi number. Aga tegelikult me kummarda saatanat ses suhtes. Võite rahulikud olla. Mis nädala jooksul toimunud on? See õudne test, millest ma rääkisin nüüd paar videot tagasi, see on teisipäeval. Ja ma olen nüüd iga nädal õppinud. Ühe itaallasest kursaega läksimegi raamatukokku ja arutasime kõik teemad läbi ja vaatasime kõik slaidid ja asjad, materjalid läbi. Kõik tundub nagu peas olevat. Siis vaatame üksteisele otsa, et kas see nagu ongi kõik. Ma arvan, et see on lihtsalt nii, et ma lähen sinna, teen selle ära, saan tulemuse teada ja selle järgi siis hindangi, et kas ma pean edaspidi rohkem pingutama või siis laskma samas vaimus edasi. Seega teisipäeval Eesti aja järgi kell 2 võite võtta siis lühikese minuti, et teha üks lühike seisak, et mälestada mu hinge, mis sellel hetkel lihtsalt ribadeks läheb. Ribadeks. Vaat ei ole ühesõnaga, ma suren. Aidake palun. I need help! Tegelt on kõik korras. Mul oli teisipäeval hispaania keele grammatikatöö. Hola! See oli enam-vähem okei. Hirmutav. Siis ma tahtsin natuke rääkida ühikaelust. Köök on väga õudne. Ma enam ei taha köögis süüa. Ma teen seal ruttu oma söögi valmis ja tulen söön oma toas selle pärast. See näeb jube välja. Lihtsalt olge valmis. Nõrganärvilistele ei soovita vaadata järgnevaid kaadreid. 3, 2, 1 nüüd. Keegi ei pese nõusid. Ainsad noatkahvlid, mis on sahtlis, need on minu omad, sest ma pesen neid. Kodus ma arvasin, et ma olen hooletu ja üldse ei korista või nii, aga siin tuleb välja, et see asi on suhteline. Ma pean ennast väga korralikuks võrreldes sellega, see on päris hull. Ja see natuke häirib, aga ma arvan, et see ongi osa sellest ühikaelust ja et ma ei saa minna ja midagi lihtsalt neile öelda. Või tähendab, ma saan, aga me ei tee seda. Et siin on nagu hästi tähtis, et sa oled kogu aeg viisakas ja nice, nagu nad ütlevad. Keegi ei ole perfektne. Ja ma ostsin lennupileti teile ära. 12. detsember olen ma taas Eestimaa pinnal. Pange kalendrisse kirja. Ma loodan, et ma saan igal pool käia ja kõigile külla tulla ja rääkida, kui tore mul on ja kuulda, kui tore teil on. Esimese semestri lõpus meil ei ole eksameid. Esimesel aastal ei ole. Ja seega mul hakkab vaheaeg juba 7. detsembril. Uus semester hakkab siis 11. jaanuar, mu sünnipäeval. Põhimõtteliselt ma olen peaaegu 6 aega Eestis, nii et aega on kõiki näha, kõigiga kuhugi minna, midagi teha. Tägäge. Ja siis mõne nädala pärast ma lähen oma sõbrannadele külla Inglismaale, Manchesteri ja Leedsi. Ja mu bussisõit Manchesteri ja tagasi võtab 5 tundi ja 40 minutit, nii et läheb lõbusaks. Näed neid Eesti sõbrannasid, see on hoopis teine asi. Te olete sama lainesageduse.